11. juunil on eriti suure tähelepanu all närvisüsteem. Võimalikud probleemid seoses seedimisega, kopsudega ja ka kõnega. Esineb ka vaagna piirkonna ning reitevalu, kangust ning võimalikke põletikulisi protsesse. Kui teil juba on probleeme silmarõhuga, siis tuleks siin olla eriti tähelepanelik ning toetada silmade tervist ning vältida liigset pingutust. Tunneme suuremat ärevust ning uni on paljudel rahutu. Hea päev, et väljas liikuda. Teha kergeid venitusi kehale, eriti kui teil on istmikunärvi probleeme. Vältida liigset ekraanide kasutust. Vältige ka võimalusel uute ravimitega alustamist. Taimedest on sobilikud järgmised. Sinine verbena, mis on tuntud oma närvisüsteemi rahustava toime poolest. Seda kasutatakse sageli stressi, ärevuse ja unetuse leevendamiseks. Taim võib aidata lõõgastuda ning parandada und. Valderja, mida tuleks tarbida väheses koguses, kuid see on klassikaline looduslik rahusti. Tõhus unetuse, närvilisuse ja ärevuse korral. Salvei on sobilik närvisüsteemi üleärrituse korral. Võib aidata ka liigse higistamise, sealhulgas stressi higistamise vastu. Arnika on homopaatilises vormis kasutatav šoki, traumade ja paanika korral. Kasutada pihustina. Raudrohi on tugev energeetiline tasakaalustaja. Pingete ja närvilisuse leevendamiseks kasutage seda pihustina.